see on Novosibirski oblasti atlas. See kingiti mu abikaasale, kui ta käis komandeeringus Novosibirskis, kui väga kõrgelt arenenud teaduslinna, nagu teda peeti. Et huvitav ja vaadata. Pa Leninu živjom I strojim. Elame ja ehitame Lenini järgi. See atlas on trükitud 1970. aastal Lenini 100. sünnipäeva auks. Ja siis tuleb Lenin ja Siber, üks niisugune teema. Siis tuleb iga uus leht hakkab Lenini tsitaadiga kindlasti või iga teema. Siis elanikkonna tihedus ja arvukus oblasti kohta. Siis nüüd põllumajandus. Nii. Sellega on niisugune asi, et ma üldse seda eriti ei vaadanud, seisis ja ühel võib-olla oli isegi aasta mööda sellest, kui ta oli seal käinud või hakkasin ükskord lehitsema seda atlast. Ja et vaatan, et kus kohas see kus ma olnud olen, et kus see koht on ja siis põllumajandus, kuna me olime kolhoosis Pobeda Lenina, siis et mis selle põllumajanduse kohta nüüd kirjutatakse siis. Siia on kirjutatud Dobraya slava идет в стране о сибирских животноводах. Это заслуженное признание. Teate, kui ma siin lugesin neid lõike ja asju, siis ma olin sõnatu, ma olin keeletu, sest see on lausvale. Nüüd ma räägin siis põllumajandusest, mis seal koha peal oli. Seal ei olnud, tähendab, Siberis kasvatati ainult nisurukites, ei kasvatatud. Maa on seal, see osa, kus me olime, maa on viljakas, põld või nii, kui ilma on. Vahepeal oli ka põuaaastaid, see oli õudus. Ja siis, kui vili oli koristatud ja teda oli ju vaja teri kuivatada. Kuivatit ei olnud üldse. Maapind kooriti mättast puhtaks. Sinna veeti kuhjade viisi, siis hobuse pealt pandi siis sinna need viljaterad maha, nisuterad, ja siis naised, ja mina olen ka seal käinud niimoodi, jalgadega sobrasime siis, et päikese käes kuivatada seda vilja. See kolhoosi loomakasvatus oli õudus, sest me suvel, esimene Siberi suvi, nägime ilma sabadeta lehmi, osa lehmi on ilma sabadeta. Ja siis oli huvitav, mis loomatõug see on. Ja mis siis välja tuli? Loomalaudad olid niivõrd nigelad, katused olid kaetud heinte ja siis õlgedega. Ja niisugune külmus ja lehmade toodang, või tähendab, ja lehmad lihtsalt näljast ja külmast osa jäid maha, lõppesid, neid lõppes üksjagu. Насыщение села техникой само по себе не принесло бы столь большого эффекта, не будь одновременно проявлено заботы о массовой продуктивке подготовке кадров. Tehnikaga oli niimoodi, et tuleb meelde, kolhoosis oli üks väga tuntud loom, võkkvooron. Sellel oli järel, see oli vana juba väsinud loom, tal oli taga veepaak,
mida ta puust tünn, mida ta siis vedas, mida kasutati vett, kus oli vaja. Ja see oli nii tuim loom juba, et kui ta ei tahtnud enam minna, siis ta viskas pikali maha ja peksti teda, kui palju peksti, ta ei tõuse püsti enne, kui see tahab püsti tõusta ja edasi minna. Traktoritest ja kombainidest ma ei oska öelda, ma ei mäleta, et oleks seal ühtegi kombaini näinud või midagi. Ja kolhoosi esimees, no kolhoos oli ikka niivõrd mannetu ja niivõrd vaene, et kui ei ole mingisugust toodangut. Усилия областной партийной организации, направленные на крутой подъем сельскохозяйственного производства, самоотверженный труд хлеборобов и животноводов были отмечены высшей наградой Родины, орденом Ленина, который Новосибирская область прикрепила к своему знамени в 1956 году. Aga tähendab, et siis, kui teie olite seal asumisel, järelikult te tegite vägitegusid ju, et selle eest anti oblastele ordeni ju.